Tere hea vaataja, Toots olen. Täna näitena räägin teile mängu pealkirjaga Brothers, The Tale of the Two Sons. Tegu on mänguga, mida siis eilsest streamist algusest lõpuni läbi mängisin. Tegu on seiklusmänguga ja sellel mängul on ainult single player. Ilma pikemalt siis peatamata lähme kohe karakteri või täpsemalt chapteri valikusse. Karakterit siin valida ei saa. Võtame teise chapteri, et liiga palju mängu mitte spoilida, mitte ära näidata, mida ta endast kujutab. Ja seda lihtsal põhjusel. Tegu on väga hea mänguga ja soovitan seda kõikidel mängida. Mängu loojaks on Rootsis asuv ettevõtte pealkirjaga Starbreeze Studios AB, kelle tuntumateks mängudeks siis on Payday seeria, Payday 1, Payday 2, aga ka käesolev mäng siis on üsna korraliku vastukaja saanud ja on saanud tunnustust erinevate meediaväljaannete poolt ja näiteks Total Biscuit tuntud ja tunnustatud YouTuber, kes just mängudega tegeleb, on selle kuulutanud siis aasta 2013 tema poolt mängitud mängudest parimaks mänguks või tema poolt siis nuusutatud, katsutud, vaadatud mängudest ja see on juba päris suur tunnustus. Kirjastajaks on 505 Games, selline stuudio ja rääkides siis nüüd sellest story poolest, siis story pool nagu näha sisaldab siis endast sellist väikest lugu jutukest, kelle peategelaseks on siis kaks venda, suurem vend ja noorem vend, väiksem vend ja neil on kindlasti ka nimed, kuna keel on siin välja mõeldud siin mängus, mis on selle mängu juures väga positiivne, saab lugu rääkida ka ilma ka selleks mingit reaalselt keelt kasutamata, siis ausalt öeldes nende nimesid ma peast küll praegu öelda ei oska, aga see ei ole ka mängu sisu osas oluline. Mäng algas selliselt, et noorem vend nägi, kuidas tema ema ära uppus ja üsna kurvalt ja nukralt ja vanem vend tuli siis koju järgmises pillis ja vedas kaasas endaga või talutas siis isa, kes siis köhis ja tundus olevat raskelt haige ja järgmises pillis sai siis vanema ja noorema venna kaasabid viidud see isa arsti juurde või siis doktori juurde ja doktor siis ütles, et peate minema kuhugi, millest täpselt aru ei saanud, kuhu ja ma ei hakka seda ka välja rääkima, kuhu need vennad siis teel on sellise loo mõttes, et kes mängib, saab ise teada ja tooma midagi, mis isa tervise siis tagasi tooks, et selle sinna poole need vennad siis praegu ka teel on. Kui nüüd rääkida vendadest, siis juhin selles mängus kahte karakterit, mängin puldiga ja ühe triggeri all on noorem vend, ühe teise triggeri all on vanem vend, nii et selles suhtes väga huvitav arukordne mehaanika ja tuleb siis sundida neid vennaksi tavaliselt koostööd tegema ja nagu praegugi lähen noorema venna, vanema vennaga see toru juurde, mul on seda toru teatud asjaks vaja, kohe näete miks, sunnin neil torust kinni haarama ja nüüd juhin mõlemat venda, kuhu nad liikuma peavad ja pean selle toru siis toimetama ühte kohta, selleks kohaks on hammasrattad, et see on väga lahe mehaanika siin mängus, et sa pead liikuma kahe karakteriga ja objekte, nagu praegugi tagurdama, nagu mööbli vedamiselgi ühe nurga siis kuhugi teatud avadusse ja siis niimoodi laveerima siin, et kaup saaks kohale ja kõige suuremaks plussiks selle mängu juures ma julgengi nimetada selle mängu mehaanikat, kuidas see asi toimib, kuidas see liikumine on, kuidas see asi on läbi mõeldud. Väga äge on selle mängu juures ka muusika, et see toob väga hästi esile selle loo, selle kurbuse, need rõõmuhetked, mis siin mängus on ja töötab väga hästi ka graafiline pool. Kasutatud on Unreal 3 mootorit ja seda on ka päris tihti näha. Varjud, vesi, valgus ja muud sellised kohad, mis siis jätavad mulje, et mäng on ilus ja mis ainult mulje, mäng ongi tegelikult ilus.
Mängu pikkus, kui ma nüüd ütlesin, et tegin läbi selle ühe striimiga, siis mängu pikkus on ainult 4 tundi. No, ütleme 3–4, 3,5 kuni 4, mul ei läinud väga kaua kõrvalasjade tegemiseks aega. See on väga hea tegelikult selle mängu juures, et selle 3–4 tunni jooksul suutis mäng pakkuda erinevat sellist mehaanikat, erinevat nuputamist. Peale seda oleks läinud see asi juba selliseks rutiiniks, samade asjade tegemiseks, kordamiseks ja see ei oleks olnud hea. Et see 4 tundi on ideaalne pikkus ja kui nüüd vaadata selle mänguga maksumust, hinnataset, siis saab selle mängu tänapäeval juba kätte kuskil Humble Bundle'ist koos teiste mängudega 1 euro eest. Soovitan kõigil see mäng üles korjata, kui te mänginud ei ole 9 õhtuks, 8 õhtuks tegevust, on selle raha eest enam kui küll. Ja täishinnaga oli ta kas vist $15 või eurot ka uuena ei oleks olnud see selle mängu eest liiga palju, aga praegu saab ta ju põhimõtteliselt muidu, nii et igal juhul tasub proovimist. Ainukene negatiivne asi, mis ma selle mängu juures oskaksin välja tuua, on see, et siin puudub replay value, ehk siis teist korda seda mängu järjest läbi mängida, ma ei näe mingit mõtet, mingit pointi, story ei muutu. Jah, on võimalus teha ära küll mingisugused achievementid ehk siis kõrvalquestid, aga põhiosa sellest mängust on ikkagi lugu, story, miks need poisid lähevad, kuidas nad siis lähevad, kuidas nad saavad, mida nad tegema peavad ja kuidas nad siis saavad isal abiks olla ja mis mängu lõpus juhtub ja selles osas siis ei ole replay value, ehk siis ei anna see teist korda läbi mängimine midagi juurde enam. Jälle üks tore näide selle mängu mehaanikast, kuidas üks vend pani siis rattaliikumise kinni, eelnevalt suurem vend aitas ta üles ja väiksem vend siis hoiab nüüd ratast kinni ja seeläbi saab siis suurem vend ka üles ja nüüd saame jälle edasi minna. Ja kui nüüd küsida, et kas ma seda mängu soovitan, siis ma usun, et sellest jutust on ka välja tulnud. Jah, kindlasti soovitan, võtke see mäng üles, see on super mäng, täiesti teistsugune, kui te mänginud olete. See mehaanika pool, nagu kordasin, on suur pluss, praegu mul nupud täitsa sassis, kui ma ka kuhu liikuda, aga ja ma ei oska küll praegu välja tuua teist sellist mängu, mis oleks põhimõtteliselt täpselt sarnane ja täpselt sama mehaanikaga nagu see mäng ja ka story väärib mängimist. Nii et igal juhul mängusoovitus, jah, korjake üles, mängige ja nautige. See saab olema mõnus elamus, kui te seda juba mänginud mingil põhjusel ei ole. Ongi kõik, mis tahtsin selle mängu kohta öelda. Toots olen ja varsti jälle.